Lähme riigireformi ja sellega, mis siis riigiga peale hakatakse. Riigikogus valmib kamuti raport, 28 mehe oma on laual juba ja põhiseadust tuleks näppida ja mitte ainult, et mis sul, Jüri, on selle kohta nagu öelda? No, mina olen selles küsimuses täiesti niisuguses mustas masenduses. Sellepärast, et minu arvates osa poliitikuid ja osa aktiviste on otsustanud mitte rääkida elufaktidest ja teha niisugust verbaalset akrobaatikat, ütleksime selle kohta. Et sõna riigireform kasutavad kõik võimalikud inimesed, riigivargad, sulid, mitmesugused ei tea, mis eesmärke taga ajavad inimesed. Selle sõna maale tooja Jüri Raidla ise hädaldab siin pidevalt, et kõigepealt me peaksime hakkama defineerima, mis see on. Minu arvates see on defineerimatu. Kui ma mõtlen selle peale, siis et lapsepõlves ma kunagi lugesin tõlkes mingit vene muinasjuttu, kus seal kangelasele antakse niisugune ülesanne, et mine sinna ei tea kuhu ja too seda ei tea mida. Küsisin täna, et kuidas see on vene keeles, on tõesti rahvuslikes muinasjuttudes on see korduv, et idi tuda, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Ja minu arvates see on nüüd kõige parem kujund, mis selle riigireformi üle jahumise kohta võib ütelda. Kuule, aga sina olid ju selles Raidla komisjonis ka ju? Ei, mis ei selles põhiseaduse. Sa mõtled riigireformi seda erikomisjoni? Ei ole, mina ei ole. Mina päris kindlasti ei ole, aga ma tahaksin siin ütelda, et need on nüüd niisugused parlamendi välised arengud, mille kohta me ei oska veel väga palju ütelda. Üks asi on selge see, et Jüri Raidla, kes juhtis seda töörühma, mis valmistas ette põhiseaduse eelnõu põhiseaduse assambleele, et temale jättis ilmselt tema hinge selle eelnõu alla jäämine tookord jättis niisuguse haava, mida ta ei saa kunagi elu lõpuni ära unustada. Ta jäi sulle alla ju. Ja no mis mulle? Tuli teine versioon. Probleem oli selles, et too eelnõu oli hulga vastuolulisem, mille palju põhjusi võis olla ka selles, et seda kiirustades koostasid palju inimesi. Kui üks inimene koostab lühiajal, tuleb üldiselt terviklikum kogemus kui paljude töös. Aga Jüri Raidla on pidevalt väljendanud mõtet, et Eestile on vaja kirjutada uus põhiseadus. Mina seda väga pooldan, sellepärast, et jutt sellest, et miski asi on valesti, ei ole nii kaua tõsiselt võetav jutt, kui ei ole kõrval teist teksti, mille kohta saab öelda, et see tekst on oluliselt parem. Enne kui üle vahele, ühe asja ütled, et minu meelest ei ole vaja Eestile mitte uut põhiseadust, vaid olemasolevat on vaja täita. Okei. See on oma teema, järgmine kord võib-olla Isand Ernits kutsub meid ja me saame seda arutada. Aga mis nüüd selle asja puhul on tõeliselt imeline ja seletamatu, et vandeadvokaat Raidlal on õnnestunud enda poole tõmmata umbes 30 Eesti rikast meest, ettevõtjat, ja panna iga ühte neist annetama oma enda töö ülesanneteks 10 000 eurot. Nii et nad panid kokku 300 000 ja selle 300 000-ga ma väga loodan, et see läheb selles mõttes asja ette, et kirjutataksegi midagi olulist, aga kui jätkub see hämamine, et mine sinna ei tea kuhu ja too seda ei tea mida nüüd me olen vähemalt 3 aastat Riigikogus näinud, siis on minu arust asi